Paide Vallimäelt alguse saanud vanatehnika suursõidul võib näha masinaid, mis nii mõnelgi toob tõenäoliselt nostalgiapisara silmanurka, kuid ka kindlasti selliseid, mida isegi näinud ei ole. Igal juhul, et masinad on ju üsna vanad, mis siin väljas on, et päris juba enne sõjalistest masinatest kuni siin nõukogude perioodini välja ja välismaa masinateni, et väga-väga põnev on, nii et kellel võimalus, tulge alati vaatama, kui vanatehnika huvilised midagi näitavad, sest seal lisaks tehnikale saab kohtuda ka nende ägedate inimestega, kes kire ja hingega hoiavad alles tehnikapärandit. Eks me loomulikult valime ka kohti, kus meid oodatakse. See on näiteks põhjus, miks meid Tallinnas ja Tartus ei näe. Väikeste kohtade elanikud on palju tänulikumad ja ka meil endal on tore seal käia. Ja loomulikult vähetähtis pole ka see, et me tegelikult ei tahaks ju teisi segada. Ikkagi 230 sõidukit sõidab mööda Eestimaa teid, me valime väiksemaid teid ja püüame võimalikult vähe teisi liiklejaid segada. No te korraldate seda üle 5 suve, et miks igal aastal ei sõida ringi? Igal aastal on natuke liiga palju. Inimesed valmistavad oma sõidukeid ette ja selline mitmepäevane sõit 5 aasta tagant on just kõige parem formaat, seekord juba 6. korda. No kus kohta see ringsõit siis teid välja viib? Nii alustame siis Paidest, õhtuks püüame jõuda Haapsallu, vahepeal on siis Paldiski, Maarootsi, siis on Haapsalu, siis järgmisel hommikul alustame Haapsalust Hiiumaa poole sõitu, õhtu lõpetame jälle Hiiumaal, siis 3. päev viib Hiiumaalt Pärnusse ja 4. päev siis Pärnust Viljandisse. Nii et põhimõtteliselt sõidate praktiliselt terve Eesti läbi? Jah, pool Eestit kindlasti võib öelda, et selle lääne külje sõidame kõik läbi. Aga tundub, et üritus tuleb äge. Väga palju on ägedaid masinaid ja et küll me jõuame selle mitme päeva jooksul neid veel vaadata üle. Kas võtab nii-öelda piltlikult öeldes suu vesiseks küll või? No süda tilgub verd, kui vaatad, kui ilusaid asju on ja kuidas nad on hoitud. Et see on müts maha meeste ees. No milline see inimeste reaktsioon on, kui te kuskile linna sisse sõidate? Oi, inimestele me meeldime väga. Inimesed on toredad, inimesed ilusa ilmaga toovad omal toolid ja diivanid tee äärde, lehvitavad, paljud on Eesti lipud kaasa võtnud, terve pereüritus on see. Milline on võib-olla selle aasta suursõidul see kõige auto, millele võib-olla inimesed võiks tähelepanu pöörata? Aga ma tooksin 2 väga erilist autot välja, need on Ameerikas valmistatud 1929. aasta õhkjahutusega mootoriga Franklin Ironman ja 1937. aasta Kord 812 kabriolett, mis on ikkagi omas ajas juba täiesti lipulaevad ja ikkagi väga kallid autod, aga neid selliseid erilisi autosid leiab siit igast maailma otsast. No tegelikult on ikka väga kallis hobi. Mul on neid vanu autosid ligi 80 ja võib öelda, et ikka kõvasti kallim kui markide kogumine.